Tšau! Maiko Johanson kasvame koos grupist, tähendab leheküljelt ja külas Marita Pitk, vana hea. Tere tulemast teisipäevasele live-vestlusele. Ma jälle mähin siin, jagan natukene. Tere kõigile, kes meid seekord jälle vaatavad. Natukene teisel ajal, eks ole, aga vaata aja keeramine ka, eks ole, me keerasime ka ikka täna mitu tundi ettepoole. Me lubame, et järgmiseks nädalaks saame jälle tsüklisse tagasi, õhtusesse tsüklisse tagasi. Et kõik, kes siis meid jälgivad ja vaatavad, et tere kevadet, et natukene sompus, aga linnud laulavad ja tuul ja õhk on juba nii kevadine, et seda rõõmu. Ja täiskuu hoidis üleval mitu ööd. Et pistke nina aknast välja, kui õue ei saa minna ja nuusutage, jumal äge on. Ja vana hea, et need, kes vaatavad otse, kirjutage palun kommentaaridesse, et vaatan live ja kus sa pärit oled, loopige neid südamekesi ja pöidlaid, et aidata sellel Facebooki algoritmil paremini meid edasi aidata, rohkemate inimesteni jõuda. Ja kui sa vaatad kordusena, siis kirjuta ikka, võtta see väike aeg, kirjuta, vaatan kordust. Tšau, Maiko ja Marita. Aga ma kahtlustan, et täna on kell 2 hetkel, et inimesed on enamuses tööl ja ei ole võimelised seda hetkel vaatama. Ma kahtlustan, et laivi tuleb vähe, aga mis ma ajan, juba on 3 inimest. Et seda vaadatakse pigem rohkem korduses. Seda ei ole midagi, ega meie siis siin sellepärast latti alla ei lase, eks ole. Teisipäev ja tuleb ära teha. Me teeme seda tegelikult rõõmuga, ei pea mõtlema, et küll on suur karistus, iga teisipäev. Ei, me teeme tegelikult seda rõõmuga. Et see on nagu... See suurest tuleb nii kiiresti. Ei saa arugi, kui alles tegime. Nädalad jooksevad nagu jänesepojad, aru ei saa kuhu ja kui kiiresti. Aga meil on täna ju põnev teema. Juhtimine, jah. Sten Saarniit eelmine kord tõstis selle teema. Kuidas olla hea juht või teema võiks olla juht? Nii et siis see on päris hea teema. See on minu jaoks nagu siuke minevikust tulev teema, sest täna ma nii palju näiteks juhtimisteemaliste koolitustega ei tegele, aga umbes 7-8 aastat ainult sellest minu maailm nagu koosneski. Et juhtimine, et see juhtimine on minu jaoks selles mõttes hästi põnev teema, et ma ikka aeg-ajalt olen öelnud, et 20-30 viimase aastaga on juhtimine kui selline mõte või termin üldse nagu muutunud, et vanasti oli juht see, kes läks ees seinast läbi ja ütles, et auk on siin ja nüüd teie lähete siit kõik läbi ja kõik kuuletusid. Et ka täna on juhid jõuavad sinnamaani, et ei juhita ainult nagu protsesse, vaid juhitakse nagu inimesi, kuigi targad keeled räägivad, et inimesi ei ole võimalik juhtida. Mina räägin selle peale, et ta on küll võimalik juhtida, nende emotsioone on võimalik juhtida ja läbi emotsioonide just teevad inimesed erinevaid põnevaid otsuseid, nii et on küll võimalik juhtida, aga eks seal on mõned siuksed agad ka ja eks need juhid, head juhid on kui me vaatame ka siin Eestis, eks ole, kes on nagu väga edukad juhid ja keda nagu meedias ka kajastatakse, mingi hetk nad kõik muutuvad hästi vaimseteks inimesteks. See on nagu sellise inimese küpsusega kaasa tulev protsess või siuke kõlks. Mingi hetk me avastame kõik vaimsuse, et saame nagu niivõrd ärkvele enda selles arengus, et hakkame tunnetama ja tajuma maailma hoopis teistmoodi. Kaastunne ja hoolivus ja kannatlikkus, siuksed asjad tulevad rohkem esile, kui lihtsalt läbi betoonide rallitamine, raja leidmine ja tegemine. Just, et minu meelest nagu juhtimise nagu põhivundament täna on nagu üldse
selline motivatsioon, aga mitte nüüd sellises mõttes motivatsioon, et me hüppame mingisugust, ma ei tea, kaljudest alla ja et kui juht ütleb, siis jookseme ja tegelikult ei mõtle mitte selles mõttes motivatsioon, vaid sihuke sisemine motivatsioon, et juht nagu peab oskama panna inimesi mõtlema, mida nemad sisemiselt tahavad ja hea juht tunnetab selle ära ning motiveerib iga inimesi selle nurgalt, mis on tema sisemine motivatsioon, nii palju kui ettevõtluse või ärimaailmas nagu on võimalik seda nagu rakendada, et võetakse hästi personaalselt ja tehakse seda tööd hästi personaalselt ja mitte ei vormita inimest selle järgi, mida juht tahab, et ta oleks, vaid juhid hakkavad mõtlema sellele, et mis inimene ta tegelikult on ja mis teda nagu motiveerib. Et see mäng läheb hästi põnevaks, et juht juhib inimesi, et see on nagu võimas töö inimestega minu meelest, et ma arvan, et kõik, kes vähegi tegelevad inimestega, võib-olla see juht ongi vale sõna. Mul on selle kohta see ütlemine, et see on nii-öelda selles ärimaailmas ja nii-öelda high achieverite maailmas sihuke, et hullud peaks juhtima ja hullud peaks nagu kuidagi, hullud peaks nagu vedama, et see nagu annaks mingisuguse lisastaatuse või lisausaldusväärsuse, aga tegelikult on nii, et ei ole vaja rohkem juhte, vaid on vaja inimesi, kes näitaks inimestele, kuidas iseennast juhtida. Ma arvan, et see on sihuke tulevikuviis, kuidas vaadata. Esiteks juba see perspektiiv muudab päris palju. Ma siin nii hullud juhin seda, kasvame koos värki ja juhi ma mitte midagi, ma lihtsalt jagan. Aga mingis teistsuguses perspektiivis ja kontekstis on see ikkagi ka nagu mingis mõttes eestvedamine, näitamine ette, kuidas on võimalik, kuidas saab. Tegelikult võrdlemisi lihtsalt ja kergelt. Natuke ebamugav küll, aga sellest see tuleb. Minu meelest iga juht on nagu mõnes mõttes veits koolitaja ka, eks ole, et ta peab oskama nagu tajuda inimesi ja näha nende sisemisi arenguid, mis ei ole võib-olla väliselt nii nähtavad, et natukene tajuda, et mis inimene ta on, mitte see, et ta on nüüd seal Jüri ja tema teeb seda tööd, reaalset tööd, vaid mis inimene ta nagu on. Samas jälle juhtimisel on oluline ka see, et need suhted ei läheks nagu liiga familiaarseks, et see võib jälle juhile olla väga ohtlik. Et kui juht peab tegema nagu ettevõtte mõistes või ettevõtluse mõistes karme otsuseid, et kui need suhted on seal liiga soojad, siis see võib olla nagu mõõk kahe teraga, eks ole, et see võib lõpuks juhil nagu lõigata jalad alt ära, aga ja samas ei tohi juht ära otsustada teda enda nagu sellist inimlikku mina, et seda inimlikku juhti. Mitte see, et mul on lihtsalt mingid reeglid ja strateegiad ja manipuleerin siin ja mängin mingisuguste valemitega, panen inimesi tegema. Et tegelikult kõige ägedam juht, isegi seda on nagu uuritud, et kõige ägedam juht on see, kes on ka ise, kes lubab seal mingeid emotsioone ja lubab mingeid inimlikkust nagu juurde, et alluvad saavad aru, et tema on ka inimene ja tegelikult ongi see nagu normaalne, et juht võib olla tema ise, et ta ei pea olema mingi maskiga, aga samas jälle see distantsi hoidmine on nagu oluline, sellepärast, et juht vastutab organisatsiooni eest ja kui ta peab tegema strateegilisi õige otsuse, mis ei ole võib-olla kõigile positiivne ja hea, siis ta tegelikult peab seda tegema. See on siuke nagu tunnetuse koht, väga suur tunnetuse koht. Jah, tõsi ta on. Vaata, meil on siin inimesi on võimalik juhtida väga hästi läbi manipuleerimise. Karoli siin viskab kildu. See sõna manipuleerimine on jah selline asi, et naljakas on see, et isegi kui inimesed päris täpselt ei saa aru, mis valemit nüüd tema peal kasutati, siis see sisetunne, see emotsioon ütleb ära, et see oli nagu võlts ja see on nagu vale. Et isegi tehakse need asjad ära, mis manipuleerimisega nagu antakse korraldused, tegelikult inimene saab aru, et midagi on valesti. Ja ka pikas perspektiivi manipuleeriv juht ei ole nagu hea juht. et ma nagu hea meelega ei õpetaks. Mina ei ole kunagi õpetanud juhte manipuleerima. Ma olen õpetanud juhte aru saama, kes on nende inimesed, mis on nende tugevused, sealhulgas ka nende nõrkused.
ja neid inimesi siis nende tugevuste ja nõrkustega paigutada nagu tööprotsessi nõnda, et juhi eesmärgid saaksid täidetud. See on nagu korralik malemäng, see on siuke strateegia, tõstan selle siia, tema käib käigu vastu, tõstan siia. See on tõsine male, aga seda võltsi või manipulatsiooni või manipuleerimine tähendab minu jaoks seda, et sa paned inimest tegema midagi, mida ta üldse ei taha. Ainult oma kasu heaolu eesmärgil. Ja vaadake, mis maailmas toimub. Kuidas need suured juhid meid manipuleerivad, programmeerivad ja jebivad, aga sellest täna ei räägi. Õigeid suunanäitajaid on vaja ja see on väga hästi öeldud. Ja ilmselt see tuli selle järgi, et kes saab aru, kes ei saa, ehk siis manipuleerimisest. Tal olid need näpud püsti, et viskas kildu. Helelaak kirjutab, et juhi empaatiavõime ja isiksuse tüübist lähtuvalt inimlik lähenemine, motiveerimine. Ja. Juht peab lubama olla endal haavatav. Ja näed, ma ka kardan natuke. Mul on ka hirmus, aga see ei tähenda, et ma mökk olen. See pigem on lisajulgus, lisasuursugusus ja palju atraktiivsem. Ja sellega annab nagu julguse ja loa teistel ka nii-öelda olla haavatav, olla päris inimene. Ma arvan, et see, et juhid ei julge olla haavatavad, tuleb tihtipeale sellest, et kuidagi endale lükatakse samamoodi see latt kõrgeks, et mina pean nüüd teadma kõiki vastuseid, mida näiteks alluvad minu käest küsivad. Tegelikult olgem ausad, et suurepärased juhid isegi ei tea väga palju näiteks mingisugusest ettevõttest nagu sügavuti. Aga nad teavad, kuidas panna inimesed tööle, et kõik nagu toimiks. Et suurepärane juht on pigem see inimene, kes oskab tõesti inimestega töötada. Et loomulikult on teadmised vajalikud ja kogemused vajalikud absoluutselt, et hinnata seal mingeid ohuriske ja nii edasi tagasi. Aga kokkuvõttes suurepärane juht ei pea olema meeletult suurte kogemustega. Ta peab teadma piisavalt, aga ta peab oskama väga hästi inimestega töötada ja see, mitte ainult nagu need inimtüübid ja empaatiavõime, vaid 4 erineval inimtüübil ühel on empaatia näiteks esikohal. Et sellest empaatiast nagu räägitakse hästi palju, aga tegelikult on, kui hästi läheb ainult 25% sinu meeskonnas need inimesed, kes vajavad seda empaatiat meeletult. Ülejäänud 3 inimest vajavad hoopis midagi muud. Et see empaatia on oluline. Juht peaks, kui ma räägin inimtüüpidest juhtidele, siis ma räägin, et juht kui lasta nagu hinnata kellelegi, et kes on hea juht, siis tihtipeale tuuakse välja kõik need 4 komponenti juhile, mis on igal inimtüübil nagu peakomponent, seesama empaatia. Aga sinna juurde tuuakse ka need 13, et oskab hästi emotsioone juhtida, oskab planeerida, ta on nagu faktikoguja, ehk siis ta on nagu spetsialist, eks ole. Et tuuakse kõik need 4 asja, aga tegelikult need 4 asja on nagu inimeste mõistes on igal inimesel, 4 erineval tüübil on ainult 1 nendest. Et see on nagu selline huvitav mäng, et juhilt oodatakse nagu kõike seda 4, aga juhid jällegi saavad aru, et nende meeskond koosneb nendest 4 küll, aga igal ühel on nagu oma, eks ju. Et see empaatia on nagu üks osa sellest 4 mängust, et see töö inimestega on nagu ülivõimas, et kui juhid saavad selle käppa, siis ma arvan, et vahet ei ole, mida nad juhivad, kus nad juhivad, kellega nad juhivad. Kas nad on suunamudijad, koolitajad, coachid, ma ei tea, suurfirma omanikud, mingi osakonna juhid või juhivad iseennast. Iseenda juhtimine on ka juhtimine. Et see ei ole ainult inimeste juhtimine, iseenda juhtimine ka. Et see on nagu... Juhid iseennast, avastad raja ja siis näitad seda inimestele. Jah. Sest juht peab teadma, mis isiksus ka tema on. Ka temal on tugevused ja nõrkused. Ja see on normaalne. See on igati normaalne. Et selle kõigega võiks ju toimetada ja tegeleda. Nii et juhtimine on üliäge.
et ma arvan, et kõik inimesed võiksid oma elus proovida mingi hetk juhtimist. Maiko, sina oled ju olnud ka juht ju. Nagu siuke klassikaline juht, ma mõtlen. No, mul on nagu olnud neid kogemusi, et ehituses olen nagu juhtinud objekti ja meeskonda nii siin Eestis kui Prantsusmaa oli selles mõttes kõige lahedam kogemus. Siuke 2 aasta pikkune kuskil suusakuurortis juhtida oma sõpru, keda ma sain kõik tööle võtta. Teine siuke vägev kogemus oli siin seda kohvikut tehes. Aga siis ma tegelikult veel ei saanud eriti asjadest aru, sest et siis ma olin veel siuke, nii-öelda siuke nice guy. Ma ei tahtnud kellegile haiget teha, ma ei tahtnud kellegile midagi halvasti öelda, et loksub paika ja küll on ja et see on nagu tänaseni ka minust säilinud, et ma pigem nagu innustasin ja kiitsin, kui maha tegin. Aga tihtipeale seda ka kasutatakse siis ära, et see tüüp ei ole üldse nagu konkreetne. Aga sellest kõigest sain nagu päris palju sellist kogemust, et kui ma Kambodžasse oma selle seljaannetuse tagajärjel jäin, siis ma sain seal ka ühte sellisesse huvitavasse kohta, mille nimi oli Utopia. Sain nagu baari mänedžeriks ja siis Western Staff manageriks ja siis nii-öelda selline turustus ja baari haldamine ja siuke mant oli, et siis oli ikka päris palju inimesi ja enamus oli kogu aeg purjus. ja siis ma olin enamus ajast kiskusin juuksed peast välja, et juhka ei tee. Aga seal ma õppisin ka seda, et tegelikult mulle ei meeldi olla sellises positsioonis. Et pigem ma leian sellise raja, kus ma saan olla võimalikult sõltumatu, aga ma saan olla kasulik näidates seda rada. Et just see näiteks, mis ma täna siin õpin, et kuidas müügilehtreid kasutada või kuidas üldse tegelikult tänapäeval nagu interneti vaheldusel mingisugune info müümine käib ja selle jaoks ei ole vaja mingit meeskonda, lihtsalt on vaja õppida ja täiesti olla siis sõltumatu erinevatest kirjastajatest ja nii-öelda siis sellisest liigkasuvõtjatest ja panna kõik plekk oma tasku iseseisvalt. Aga see nõuab kõvasti õppimist ja kindlasti ma tutvustan seda kõike tulevikus kõikidele oma kallitele publikutele ja kõikidele teistele inimestele. Aga mida sa siis täna juhid? Kasvame koos lehekülge. Aga ennast? Ja no ennast ka loomulikult. Ennast peab juhtima. Hea on olla nagu siuke laisk. Et enda juhtimisel on kõige tähtsam distsipliin. Distsipliinita ei ole mitte midagi. Ehk siis iga päev üks väike samm vähemalt. No midagigi. 65 sammu. Et 1% võrra ikkagi astuda iga päev mingisugusesse ebamugavasse asja, sest et nii palju on need erinevaid õpetajaid ja neil on siukene oma nagu perspektiiv ja oma nii-öelda isikupära ja tahaks olla omanäoline ja tahaks nagu, tegelikult siin päikse all vaata ei ole mitte midagi muud nagu uut. Kõik on üks ja sama jama, ainult et me nagu isikustame ja siis keeramegi seda nagu omanäoliseks. Et stress on halb. Stress on see, mis meid kasvatab. See pisikene ebamugavus, muidugi on halba stressi ka, aga et see iga päev vähemalt 1% minna sinna stressi ja ebamugavusse, sest seal me tegelikult kasvamegi. Keha jääb grippi, võitleb, on stressis, aga tuleb tugevamana välja. Samamoodi, kui sa teed iga päev ühe kätekõverduse rohkem, see on raskem, see on nagu stressi, aga lihased ju kasvavad tänu sellele ja samas ka sinu enda distsipliin ja vaimne pool. Nii et iseenese juhtimisel on kõige tähtsam distsipliin. Kõige tähtsam number 1. Distsipliin. Kirjutage üles. Aga ütleks vahepeal tere ka kõigile, kes siin on. Karol, tere Hele. Mairi on ka pukki lendanud. Karol kirjutas sinna hästi, et hea juht oskab erinevatele inimestele läheneda ja nendega samastuda. Ükskõik milline isiksus ka ruumis ei oleks. Kui ta suudab samastuda, siis on ta hea juht. Vähemalt see on minu kogemus. Väga hästi öeldud, Karoli.
täitsa õige jah, et see selline personaalne juhtimise puhul on see nagu kuldaväärt mõte, et siin võib-olla laiendaks seda nagu edasi, et kui sul on ikkagi selline grupiprotsess, eks ole, et sul on rohkem kui üks inimest või okei, kui sul on seal 3 inimest, siis sa ka nagu tunnetad selle hästi ära, aga on ju ka juhte, kellel on nagu meeletult suured tiimid seal, paarkümmend inimest, eks ole. Aga see ongi nagu tõsine mäng selles mõttes, et inimesed on õppinud endale erinevaid rolle, karaktereid, mingisuguseid asju selgeks ja mõned näitlevad päris hästi, mitte nagu halvas mõttes näitlevad, vaid nad ise ka usuvad, et nad on see näitleja või see mask, eks ole. Ja vaat juhil ongi nagu see, et ta tihtipeale see võtab nagu aega, et aru saada, mis isiksus see ise on. Et ma mäletan ise väga hästi, kui mul oli koolitusfirmas tiim, mul olid 4 väga erinevad karakterid. Kohutavalt erinevad karakterid, nad olid igaüks nad ei olnud nagu siuke hallmass karakter, nad olidki nagu tõsised natuurid. Ja ma mäletan siiamaani, et ma ühte oma töötajat mingi pool aastat jälgisin ja mõtlesin, et mis paganama inimtüüp ta on, sest mitte ühtegi sellist selget joont ei tulnud välja, kus mul oleks selline heureka tekkinud. Ma ei saa aru, mis loom sa oled, kas sa oled lind või loom. Ja tead, ühes pisikeses vestluses ma sain aru, et jeerum, see sa oled, tema oli jube tige, ta oli jube frustreerunud mingisuguse olukorra peale, ta elas ennast välja, eks ole, ta oli jumala tige. Mina seal kõrval jumala särasin, jumala äge, ta küsis, mida sa siin naerad? Ma ütlesin, et ma tean, mis inimene sa oled, mis inimtüüp sa oled. See äraootamise rõõm, et vahest tuleb anda aega, et aru saada, mis toimib, mis ei toimi. Aga selles mõttes küll, et juht on väga edukas siis, kui ta tunneb ära inimtüübid ja ta on väga hea juhtija siis, kui ta oskab juhtida nende inimtüüpide emotsioone. Et tegelikult juhid juhivad emotsioone. Et kui on näha, et meeskonnas hakkab tulema negatiivset emotsiooni, mina nimetan selliseks negatiivseks sumuks, suduks, siis juht peab oskama seda hajutada. Sellepärast, et kui mingi pinge kasvab lakke, siis ühel hetkel võib väike olla platsis ja tornaadod ja on tühi plats. Et juht peab oskama nagu näha, kust need tulevad. Samas teatud mõõdukas nagu intervallis emotsioonide väljalaskmine on nagu okei, sellepärast, et me kõik olemegi emotsioonide kogumikud. Et me teeme otsuseid emotsioonide põhjal ja see, et meeskonnal on emotsioonid ja juhil on emotsioonid, see on nagu fine. Küsimus on selles, et mis intervallis nad nagu on, et kui suureks nad nagu paisuvad. Ja osadel inimestel vaibuvad nad iseenesest ja osadel inimestel peab olema juht hästi ettevaatlik, et kui see nüüd perutama hakkab, eks ole. Et näiteks ongi teatud inimtüüp, kes haldab emotsioone väga hästi, et tal ei ole vahet, kas ta haldab positiivseid emotsioone hästi või negatiivseid. Kui ta suunab nagu positiivseid emotsioone, siis ta võib olla juhile väga suur nagu tugi. Ehk siis ta aitab luua positiivseid emotsioone, mis on nagu kütuspaagis, kõik tahavad nagu asjaga kaasa minna. Aga kui ühel hetkel see sama inimene, kes oskab väga hästi positiivseid emotsioone luua, see oskab väga hästi negatiivseid emotsioone luua. Ja vaat siis peab juht olema, tead tõmbama selle raudrüü selga ja võitlusesse minema, kui sealt see tornaado hakkab tulema, eks ole. Ja see tuleb alati 200-ga, see ei tule kunagi niimoodi rahulikult, see ei hiili kunagi rahulikult. See tuleb 200-ga, et see juht suurepärane, kui ta oskab inimtüüpe hinnata, kui ta oskab neid lahti muukida, kui ta teab, kes tema on. Aga samas ongi see, et kõige olulisem on ikkagi, kui me räägime juhtimisest, siis juhtida emotsioone, juhtida oma emotsioone, juhtida töötajate emotsioone. Et kui me räägime juhtimisest, siis me saame juhtida ainult emotsioone. Et muid asju me ei saa juhtida. Et see on niisugune põnev asi ja juhtimist võib võtta nagu suure ettevõtte juhina, aga samas ka iseenda juhtimisena, ka mõista oma emotsioone. See on ilmselt üks esmaselt tähtis, et nagu Mairigi siin kirjutab, et ainult ennast juhtiv juht suudab ka teisi juhtida. Kui enda emotsioonidest aru saad ja oskad nendega tegeleda, siis oled sa ka väljapoole. Iseenesest juba sa hakkad särama. Ja tihtipeale ei olegi vaja
nii väga juhtida, vaid lihtsalt ees käia, sest inimesed tulevad järgi sellele särale, sellele autentsusele ja haavatavusele, sellele ilule. Et jah. Minul selles mõttes oli nagu edu võti. Täpselt, Karoli, õige. Mina olen ise nagu seda öelnud, et tegelikult ei pea juht oskama juhtida ainult emotsioone positiivses suunas. Et minu meelest on see täiesti müüt, et juhil ei tohi olla negatiivseid emotsioone. Et minu meelest võivad kõigil inimestel olla ka negatiivsed emotsioonid, sest kõik päevad ei ole nagu vennad. Aga küsimus on nagu selles, et kui need negatiivsed emotsioonid tulevad, et kas me oleme teadlikud sellest ja noh, võib ka selliseid naljakaid reegleid teha, et mina näiteks tean ühte sellist juhti, kes kui ta oli nagu hästi pahast tujus, siis ta voltis endale alati A4-s sellise mütsi või laevukese pähe ja kirjutas otsa ette, et ära puutu. Ja nii kaua, tal oli nagu kabineti uks lahti kogu aeg, eks ole. Inimesed läksid mööda, vaatasid, et torbik on peas, et ära sinna kabinetti pole mõtet astuda. Ja kui ühel hetkel juht ise tundis, et ta nüüd on nagu selles mõttes nagu ennast maandanud ära sellest emotsioonist. Siis ta võttis selle torbiku peast ära ja siis kõik teadsid, nüüd võib minna. No see on selline naljakas lugu, eks ju. Aga olgem ausad, et sellised mingisugused ägedad reeglid, emotsioonide juhtimisel või miskit. Et tegelikult reeglid aitavad ka hästi palju, kui inimesed, kui töötajad omavahel lepivad kokku, et näiteks meid häirib mingi sihuke situatsioon ja et kui see järgmine kord tuleb, et siis me teeme mida. Mul oli näiteks üks töötaja kunagi, kes oli nagu ääretult jutukas ja kui ta sattus nagu väga emotsionaalseks, siis ta ei suutnud kontrollida, mida ta räägib. Nii et mul võis olla nagu meeskonnas paar korda selliseid piinlikke hetki ja võis ka klientidega ja partneritega tekkida piinlikke hetki. Muidu oli nagu superäge töötaja. Ja siis me leppisime temaga kokku sellise reegli, et kui tema nagu hakkab jälle minema väga elavaks ja rääkima asjadest, mis võib-olla ei ole nagu antud kontekstis nii sünnis, siis ma alati ütlesin talle, et kallis Alo, et kas sa oled nõus vaatama, et meil jäi teises toas aken lahti, et äkki sa paned selle akna kinni. Ja me leppisime selle reegli kokku, keegi ei saanud aru, välja arvatud meie meeskond, et millega on tegu. Ja tema sai ka. Esimesel korral see ei töötanud. Ma pidin paluma mitu korda tal aken kinni panna, sest emotsioonid olid nii suured, kuulamisoskus kaob ära. Aga lõpuks see töötas nagu selles mõttes jube hästi ja me panime selle reegli paika ja nii, kui ta hakkas üle piiri minema, jälle ma tuletasin talle meelde, et kallis Alo, et meil seal teises toas jäi aken lahti, et kas sa oled nii armas ja paned selle kinni. Ja ta sai väga hästi aru, mis talle läbi lillede öeldi. Et selliseid reegleid ja asju, sest me peame lubama olla endale meie ise, et need reeglid on tegelikult väga okeid. Ja me ei anna hinnangut, me lepime sellega, et teine inimene ongi selline, me aksepteerime teda sellisena, aga me lihtsalt lepime omavahel kokku, et mida me mingisuguses olukorras teeme, kui äkki see või teine olukord kuidagi väljub sellisest mugavast ja mingisugusest piirist, mille me oleme nagu kokku leppinud, et me tagame, eks ole. Et see on nagu põnev. See juhi töö on minu meelest väga loominguline. Nii et kõik proovige juhtimist. See on nii äge, üliäge. Eriti kui on inimesed mängus. Veel ägedam. Seda vist kuidas kellegile? Ma saan aru, et sina ei ole nagu selles mõttes inimeste juhtimise fänn. Ma ei ole, jah. Nagu sellise nii-öelda introverdina on siis seda infot nii palju. Ja kuidagi selle hinge ärkamisega tuleb selline vägevam tajumine. Ja siis, kui on juba üks inimene ja siis, kui on juba 2 inimest ja 3 inimest, siis on neid emotsioone ja energiaid ja võnkumisi on nii palju, et mul lihtsalt lööb see laine pea peal kokku ja ma tahaks ära põgeneda. Muidugi ei põgene, ma händlin ära, aga selle info nagu nii-öelda töötlemine võtab aega. Aga see on sellise nii-öelda minusuguse inimese puhul on see normaalne. Näiteks ülitundlikud inimesed. Neil ongi lihtsalt infot on liiga palju, mitte et nad oleks kuidagi imelikud või katki või valed. Lihtsalt nende närvisüsteem on natuke teistmoodi ühendatud ja see tulebki juba nagu sealt. Selle ei saa kuidagi
aga kas sa nagu siukseid vaimseid kaitseid ei ole mõelnud peale panna, kui sa tead, et sa lähed nagu suuremasse seltskonda näiteks? Ma lihtsalt chillin seal rahulikult. Miks ma seda küsin, on see, et mul oli paar päeva tagasi siin, või tegelikult mul on käärinud paar nädalat üks situatsioon, kus ma ei saanudki nagu väga aru, mis toimub, aga ma sain aru, et ega sealt midagi positiivset ei tule, et seal nagu pigem kui tuleb, siis tuleb suure pauguga mingi negatiivne ring. Ja kui see kõige suurem pauk ära käis, siis see sõbranna soovitas mulle kaitseringi teha, et kaks võimalust, et kas sa teed, vaimselt kujutad ette tuleringi või siis veeringi, eks ole, kosk, on ju. Et ütles, et tee kosk nagu ümber, et ta ütles, et kui vahest näiteks lähed kodust ära ja jääd kahtlema, et kas panid ukse kinni või mitte, eks ole, et tee kodule ka nagu siuke vaimne kosk ümber ja ma mõtlesin, et pagana, et ma proovin ära. Ja lõpptulemus oli see, et kogu see negatiivne situatsioon, ta tekitas mulle küll ebamugavust, aga see tulemus oli nagu ülivõrdes, sest minu peale lubati nagu kaevata, et ma teen justkui mingit asja, mis ei ole nagu umbes seaduslik ja ma pöördusin siis nende organisatsioonide poole. No mitte nagu seaduslik, see on võib-olla vale sõna, aga ütleme niimoodi, et ma nagu õõnestan mingisuguste teiste organisatsioonide tegevust, eks ole, oma mingisuguste ideedega. Ja siis ma võtsin nagu, ma muidugi öösel magasin väga kehvasti, sest ma muretsesin selle pärast, et tõesti võib-olla midagi olen jätnud kahe silma vahel, aga see tundus nii absurdne. Ühesõnaga ma muretsesin, tegin endale selle kose ümber ja järgmine hommik hakkasin siis uurima igasugustest tugiorganisatsioonidest, et kas ma tõesti olen teinud midagi valesti. Ja tegelikult ma sain sealt sõnumi, et tegelikult on see väga äge, mida ma teen, et see on nagu üliäge ja neil oli pigem nagu rõõm, et keegi midagi selles valdkonnas toimetab ja ma sain mõlemast kohast kinnitus, et see ei ole mitte kuidagi vastuolus. Pigem nad nagu ütlevad, et jumal äge, et tee edasi, vaata, et peabki tegema, on ju. Ja ütleme niimoodi, et see kosk nagu tõi mulle ainult selle positiivse emotsiooni ja muidugi see õpetas ka, et üks organisatsioon andis mulle seal natukene infot juurde. See ei olnud midagi siukest sisuliselt valesti, aga olid mingid küljed, mis pani mind nagu asja veel huvitavamalt nagu läbi mõtlema. Et selles mõttes ta lõi mulle nagu rohkem väärtust ja seda positiivsust, et kui ma mingil hetkel mõtlesin, et jeerum, see on nüüd nii negatiivne pauk mulle, eks ole, siis tänasel hetkel see muutus kõik nagu ülipositiivseks, üliharivaks ja kasvatavaks. Et ma teen õiget asja, ma liigun õiges suunas ja andis sellele asjale veel nagu lisaväärtuse juurde, nii et nagu üliäge, nii et kui see inimene, kes iganes mind negatiivsusega üle valas, et kui ta peaks ühel hetkel seda videot nägema, et siis selles mõttes aitäh sulle, et tänu sinule see asi võtab veel ägedama pöörde, et aitäh sulle selle nagu kogemusest ja ilma sarkasmita, et üliäge, nii et emotsioonide juhtimine ja negatiivsed situatsioonid ja kõik selline pool, et isegi kui see negatiivne emotsioon tuleb ükstapuha millises juhtimisprotsessis, kas sa siis juhid ennast või kedagi teist, et tegelikult on ikkagi oluline sellega tegeleda, et ärge lükake emotsioone kõrvale, et tegelege, haarake härjal sarvist ja madistage see rodeo maha, eks ju. Ja peale seda nagu adrenaliinipauk, see kõik õpetab, see kõik kasvatab, see kõik viib edasi. Nii et kui sa, Maiko, siin ütlesid, et siuke negatiivne suts iga päev, eks ju, et ennast ületada. Mitte just negatiivne, see on ka perspektiivi, aga ikkagi nagu midagi uut ja ebamugavat. Ja, just. Kristallid ja viirukid aitavad ka. Jep. Moldaviit ja ma ei teagi, mis selle nimi on. Mäleta. Nägin unes, et ma pean minema ja ostma endale sinise kristalli ja siis ma läksin ja ostsin endale sinise kristalli. Nende kristallidega on minul selline kogemus, et mul on
kunagi hakkasin ka tudeerima, et mida kõike siis nagu võiks ja peaks nagu endale ostma, eks ole, ja millel kristallil on oma mõju ja nii edasi tagasi. Ja minul ütles üks kristallispetsialist väga lihtsalt. Lähed selle kristallide riiuli juurde ja see kivi, mis sul on vaja, see kõnetab sind niikuinii. Et sa ei pea mõtlema, milleks ta on. Sa lihtsalt vali see, mis sind kõnetab. Et küll tema teab, mis ta sinuga teeb. Ma olen enamus neid siukseid oste teinudki niimoodi. Lähengi vahin seal poes ringi. Hullult tunnetan. Ja siis lõpuks midagi sealt kaasa tuleb. Et vanasti ju, või üks siuke ongi, kes usub, kes ei usu. Kes usub, see töötab. Kes ei usu, tal ka töötab, aga ta lihtsalt ei pane tähele ja ei näe. Sest ta ei luba nagu endal seda näha. Et kõige parem viis üldse, kuidas enda energia vibratsiooni tõsta. Kristall. See on ju täiesti nagu salvestav, info salvestav tegelane elus olema. Selle kristallidega tuleb mul meelde see lugu, et mõned aastad tagasi tahtsin oma sõbrannale teha mingi kingitus, sünnipäev oli. Ja tegime kamba peale talle kingituse. Ma jään vastus, võib-olla ma eksin selle asutusega, kas äkki on kristallituba või kristallide koda või mingi siuke, kus on seinad on kristalle täis pandud. Ja saad minna sinna oma sessiooni tegema ja ta ütles, et ta oli väga skeptiline, kui ta sinna läks, et mis mida. Ja ta käis seal ära ja ta tuli sealt tagasi üli emotsiooniga ja peale seda ta hakkas kandma kristalli, et ta arvas, et kristallid on voodoo. Et pole mitte midagi tõestatud. Ta ütles, et kõik inimesed, kes arvavad, et kristallid on voodoo, et minge sinna tuppa, tehke oma sessioon ära, et te saate aru, et see ei ole voodoo. Te saate aru kohe, et teil hakkab toimuma seal toas nii mõndagi. Te lihtsalt lamate, kuulate muusikat, aga te olete kristallide keskel, et te kohe tunnetate. Isegi kui teil on igasugused kanalid kinni, te tunnetate ikka. Et proovige, et igasugused need kristallide eitajad, et minge proovige üks sessioon ja saate oma kogemuse kätte. Ja ükstapuha, kuhu isegi lihtsalt tavalisse kristalli kivikeste poodi läheb. Nii kui sa sisse astud, on kohe siuke täiesti teine energia, rahulik, mõnus, muhe, chill. Aga tegelikult ongi, kui inimene on ise madalal energia vibratsioonil ja ta läheb sellisesse kõrgesse kohta, tal on väga vastik ja ebamugav olla. Samamoodi nagu klassikaline muusika tegelikult on hästi kõrge vibratsiooniga. Ta on nii-öelda selle planeedi maa hertsi nagu sageduses sarnane. Klassikaline muusika rahustab inimese südame seda tegevust ja närvisüsteemi kõike. Aga kui inimene on madalas energias, siis klassikaline muusika on ka talle nagu mis pask see on, vaata. Aga see on jälle lihtsalt teadlikkuse vahe. Vanasti ju, siis kui oli neid, ikka tuhandeid aastaid tagasi, et planeedi maa energiat, vibratsiooni võiti üleval niimoodi, et joogid läksid erinevatesse püramiididesse üle maailma. Nii Peruus kui Egiptuses kui siin samas Euroopas igal pool. Ja alati mees ja naine, et oleks polariseeriv energia. Ja siis nad läksid ja lihtsalt mediteerisid selle. Need püramiidid saatsid siis selle energia välja ja tekitasid siis nii-öelda sellise holograafilise lingi üle maa ja sellega tõsteti kogu planeedi inimeste teadlikkust ja energiavibratsiooni. Ja see on, enamus inimesed mõtlevad, et see on, sa maikuvad jumalast sitta, vaata, aga see on lihtsalt rumal. Sa ei tea seda, mida sa ei tea. Et mida rohkem seda arenad, mida rohkem selliseid asju uurid, sa lihtsalt hakkad seda nägema. See ongi nii, sest see taju toopis maailma teistsuguselt. Ja see on, minu arust on see hästi põnev teema. Tänapäeval kahjuks selliseid joogisid enam ei toodeta, sest kõik on nutitelefonides. Okay. Ja õnneks teadlikkus tõstetakse siis nüüd teistmoodi. Aga vanasti oli nii, minu arust on see nii põnev. Et kui neid mingid jooga asju uurida, siis sealt ikka kuuleb selliseid huvitavaid. Ja miks need püramiidid siin on? Täiesti lambist lihtsalt või? See on mingi vandenõu. Jep, muidugi. Merili on vahepeal tulnud. Tšau, Merili. Tšau. Jep, sisetunnet tuleb kuulata. See kes kristallide kohta. See kristallituba on mega tuus asi. Mega positiivne vahet täis suu,
ma korra käinud seal ja ma korra olin täiega ju kristalli teadlane vist või? Kristallide juht? Kristallide juht või juhivad kristallid teda. Eks see vist on siuke vastastikune. Ma arvan, et see on vastastikune, jah. Ja. Aga selles mõttes, et ma selle juhtimisteema juurde kui tagasi tulla, siis minu meelest on hästi oluline, tegelikult igas valdkonnas, aga juhtimise valdkonnas on täpselt samamoodi, et see keskkond, kus sa nagu toimetad, et sinu ümber oleksid nagu samamoodi, ka juhi arengu mõistes on see, et kogeda seda sama nagu keskkonda, et see keskkond on minu meelest igasuguses arengus väga nagu oluline. Et ka meeskonna valiku puhul, et juht tihtipeale valib oma meeskonna, kellega ta nagu tööd teeb ja targad juhid mitte ei vali selle nurga alt, et kellega temal isiklikult on hea koostööd teha, vaid juht saab ka sellest aru, et mitmekesisus rikastab. Aga samas on ikkagi see, et kõikide inimestega sa ikkagi ei klapi, et isegi kui nad on erinevad inimtüübid, et kõikidega sa ei klapi ja juhi üks roll on ka see, et vahetada välja mingisugused inimesed, et luua see õige juhtimiskeskkond. Et minu meelest on see keskkond nagu hästi oluline, et juhid lisaks sellele inimtüüpidele, empaatiale ja kõigele muule emotsioonidele ja sellele mõeldes peaksid, minu meelest ei mõtle täna eriti, aga peaksid mõtlema just sellele keskkonnale, et mis inimesi nagu ümbritseb, et nii füüsiline keskkond kui ka nagu vaimne keskkond, et siit tuleb minu meelest jälle see sama teema, et väga tugevad juhid, kes on olnud nagu väga-väga suurte organisatsioonide juhid, ühel hetkel hakkavad tegelema vaimse poolega. Sest nad saavad aru, et üks on nagu füüsiline keskkond, teine on nagu vaimne keskkond ja tihtipeale nad ikkagi suunavad oma alluvaid ka sellesse vaimsemasse keskkonda, et seda nagu tasakaalu, sest kui sa nagu sisemiselt ei ole juhina paigas või ei ole sellises tasakaalus, siis ühel hetkel sa nagu põled läbi, et see on nagu minu meelest hästi oluline, et luua endale nii sisemine keskkond kui väline keskkond, õige keskkond, et sa saaksid nagu juhtida. Et minu meelest on see asi, mille peale täna veel nii palju ei mõelda, aga ma usun, et küll muutub. Ja see on tõusuteel, et kahjuks inimesed ei taha mõista, et see materiaalne maailm ja spirituaalne maailm on tegelikult täielikult üksteisest läbi põimunud. Ja sellepärast on nii palju nagu selliseid ise tekitatud kannatusi, sest enamus keskenduvad just materiaalsele maailmale ja ei pane tähele vaimset maailma. Ja sellepärast ongi nii palju halba ja pahandust ja ebamugavust ja mitte arusaamist nii sellest tollest kui kolmandast. Kõik on üks, duaalne, aga ikkagi üks. Ja. Et olen täiesti nõus, et ja seda juhtimist üleüldse, et me võiksime ju seda mõtet veel hästi palju laiendada, et mida kõike siis juht tegelikult juhib, on ju. Et kui me jätame nagu inimesed välja, iseenda välja, mida ta siis veel kõike juhib? Autot. Ei, mitte füüsilisi, materiaalseid asju. Perekond, jah. Eks perekonna juhtimine on ka üks korralik juhtimine, et ega seal samamoodi on inimesed ja emotsioonid ja igasugused tored asjad, aga ma just mõtlen sellist vaimset juhtimist ja igasuguste sageduste juhtimist, et mis sagedust me nagu välja üldse suuname. Üks asi on see, et mida me verbaalsete sõnadega nagu ütleme, aga mulle hullult meeldib see, mingi hetk siin lugesin, siis rääkisin, et sõnad on tegelikult koodid, mis püüavad edasi anda meie sisemaailma tundeid, aga üldiselt inimesed ei oska õigesti kodeerida oma sisetundeid ja siis tekivad nagu errorid. Väga hästi öeldud. Ja, et me nagu kodeerime kogu aeg oma sisetundeid, kui me millestki nagu räägime, osad inimesed oskavad nagu paremini kodeerida oma tundeid, aga väga paljud inimesed tegelikult jagavad segaseid koode ja et siis tekivadki niisugused möödarääkivused. Et aga just see sisetunne on see, et mida me nagu kuidagi
empaatiliselt nagu välja saadame või kiirgame, eks ole, mingi sagedusega, mida teised püüavad nagu tunnetada. Noh, siin on ka see, et näiteks kui ta räägib ühte, aga tema kehakeel ütleb teist, eks ole, siis tekib kuulajal nagu error, eks ole. See ongi see, et siseinfo ei vasta nagu nendele koodidele. Et aga just selle nagu sisemise vibratsiooni nagu välja saatmine, see on ka sihuke juhtimine, et mida ma nagu välja näitan ja kuidas ma nagu välja näitan, et kui ma olen nagu pahas tujus, et kas ma näitan seda välja nõnda, et ma vihkan kõiki teid või näitan välja, et mul ongi lihtsalt praegu ise olen nagu puntras, et ma varsti kogun ennast, et küll ma saan hakkama. Et minu meelest juhid võiksid hakata tajuma nagu rohkem seda poolt ka, et milliseid signaale nad nagu välja saadavad või juhtima oma sise nagu selliseid hoiakuid, sest sõnad ongi koodid ja kui me kodeerime valesti, siis ongi nagu jama majas, eks ju. Mulle endale väga meeldib see mõte, et mõtteautor on Thomas Gordon jälle sealt Gordoni koolist, mida ma nagu loen, et seal tema nagu tõi sellise näite, et sõnad on meil tegelikult koodid, et me püüame panna koodi oma sisetunnet. Ja kui me seda hästi ei oska, siis ei oska ka vastased meid hästi kodeerida, nii et võibki tulla väga suur segadus. Jah, igasugusest suhtlusest ongi tegelikult ju 80% tegelikult on subatomaarne või siis tagaplaanil alateadlik. Need pisikesed, iga pisikene näoliigutus ja mingi lihas annab mingisuguse finaali, kui sa lähed kellegi poole, aga sa oled nagu eemal, siis sinul on nagu mugav, sest sa lähed sinna ebakindlalt, sul on ebamugav, aga selle teoga sa ei mõtle, et sa tekitad tegelikult teisele ebamugavust. Mis mõttes sa oled must eemale ja tahad minult siis nagu saada mingisugust head reaktsiooni. See on tegelikult nii kirju maailm ja tegelikult vähesed inimesed teavad neid asju. Isegi kui nad teavad intellektuaalselt, nad ei pane seda iseendast tähele. See on jälle see, et 1% astuda sinna nii-öelda ebamugavusse. Ma pigem annan tere, lähen kehaga eemale, kui lähen vastu, julgen olla haavatav, avada oma südame ja siis kõhust tunda seda julgust, et tere. Olen siin hullult kiilakas ja maskuliinne ja väga rahulik, mis siis, et sa pulbitsid emotsioonidest. I can handle it, no worries. Liigume edasi. Nii et juht peaks olema ka hea kodeerija. Ja, hea kodeerija. See on hästi öeldud. Et samamoodi nagu koodi lugeja ja koodi kirjutaja. et nagu sõnad on nii-öelda koodis, mulle endale meeldib öelda, et numbrid on informatsioon kapslites. No. Et kuna mulle endale meeldib numeroloogia, see on ka omaette nagu psühholoogia tegelikult seondub nii selle astroloogia kui kõige muu sellise esoteerilise või siis halli massi peal pseudoteadustega. Et sealt tegelikult õpib nii palju ja mida rohkem inimesed selliseid asju tegelikult uuriks, seda ilusamaks ja rahulikumaks ja sõbralikumaks maailm läheb, sest see on kõik tunnete, vibratsioonide, sageduste keel tegelikult. Ja. No mulle meeldib, ma olen nii uhke oma mõtte üle, ma eile veel mõtlesin oma mõtte üle järele ja proovisin leida mingisugust sellist hästi ägedat mingit näidet sinna juurde, et me siin ühel sellel videos mina ise avastasin enda jaoks sellise mõtte, et kõik info ongi meis olemas, et me olemegi teadmiste kogum. Lihtsalt aga meie teadmised on nagu lukk, see vajab õiget võtit, millega avada. Et kui me näiteks loeme ühe raamatu ära, mis on üks võti, eks ole, et me paneme selle lukauku keerame lahti ja et mingisugused teadmised meie sees saavad nagu tulla nagu välja ja avada ja olla olemas, mis olid muidu nagu kõik lukus. Et ongi lahti kodeerimine. Et ongi lahti kodeerimine. No see on teadmiste lahti kodeerimine, aga mulle endale hullult meeldib mõelda, et meie sees on tegelikult kõik vastused olemas. Et me tegelikult teame kõike. Küsimus on see, et kui palju neid võtmeid tuleb, mida need lukke avavad.
et kui palju me neid võtmeid haarame enda jaoks, et kui palju raamatuid me loeme, kui palju ägedaid inimesi me oma ellu laseme, kui palju erinevaid teadmisi me enda ellu laseme. Et kui palju neid võtmeid me kogume, et me oleme kõik võtmete kogujad, nii et hakkame kõik võtmeid koguma, et seda rohkem saame lukke enda jaoks lahti ja avastada, et jaa, meie sees on olemas need asjad, kõik asjad on olemas. Kas see täna on 30, täna oli sul see isiku tüüpide koolitus või? Jah. See hakkabki nüüd kell 3? Ei. Mis kell? See koolitus jäi meil selles mõttes ära, et me lükkasime selle edasi ja ma lubasin täna õhtul anda infot, et millal me selle koolituse nagu uuesti välja kuulutame. Seal huvilisi oli, aga mitte nagu nii palju, et nüüd oleks nagu täna selle ära saanud teha. Ma arvan, et põhjus oli sellepärast just, et ta oli seal kuu lõpus, et me tõstame ta natukene mugavamasse aega ja vaatame kellaaja ka üle, et ta ei oleks nii tööajast näpistav. Et võib-olla siis inimesed, kes kõik tahtsid nagu tulla, saavad nagu mugavamalt sellele tulla, et aga varsti tuleb nagu muudetud info, et täna on lihtsalt muud asjad, et nagu mul 6 korra on, et üks teisipäev 6 korra mul ei sobi see õhtune aeg, et see vahest juhtub, aga üldiselt olen teisipäeviti olemas, jah, õhtuti. Nii, kas kellelgi on äkki mingi küsimus tekkinud sellise juhtimise teemal, et me oleme nüüd väga mitte sellises klassikalises koledas juhtimises olnud, vaid pigem sellises vaimses juhtimises, eks ju. Uue ajastu mõtteviisid. Niimoodi, ma arvan, et lõpuks kõik näevad ja tunnetavad pigem seda juhtimist sealt vaimselt. Inimlikkus, haavatavus, autentsus. Ei ole vaja piitsutada ja kärada ja nõuda ja ahvideks sõimata oma töölisi, vaid inimlikult, õrnalt, kaastundlikult, pai teha. Mis siis, et millennialastega ilmselt on päris keeruline? No tegelikult olgem ausad, ärme nüüd sellele klassikalisele juhtimismaailmale liiga ka tee, et siin on tegelikult ikkagi on toimunud viimasel 10 aastal väga palju positiivseid muutusi, et saadakse aru, et ainult protsesse ei juhita, eks ole. Muidu mingi aeg räägiti kogu aeg, et ainult protsessi on võimalik juhtida. Ei, me saame aru, et on võimalik inimesi juhtida läbi nende emotsioonid, eks ole, et juhid on läinud teadlikumaks, et see vaimne tasakaal on ka oluline selleks, et olla nagu hea juht, eks ole. Et need asjad hakkavad nagu selles mõttes muutuma ja mul on nagu väga hea meel selle üle, et kindlasti see on igasugused detaile veel, mida võiks ju lõpmatu siin arutada, et juhid näiteks saavad aru, et neil on palju mugavam elada, kui nende meeskond on hästi iseseisev, eks ole, et seal tulevad meeskonnatöö erinevad 4 faasi, et kuidas siis liigutada inimesi ühest faasi või kasvatada nagu või toetada nende kasvu ühest faasist teise ja seal on näiteks üks faas on konfliktfaas, mida juhid väga palju kardavad, hirmsasti kardavad, sellepärast, et konflikt, see tähendab seda, et see konflikt tulebki nagu juhi suunas, eks ole, ja kui on niisugune emotsionaalselt nõrk juht, siis ta pelgab seda konflikti meeletult ja võib juhtuda, et ta ise hoiab oma meeskonna sealt konfliktfaasist eemal, aga ta hoiab seda siis esimeses faasis, seda meeskonda, aga siis ei ole võimalik mitte kuidagi, et see meeskond kasvaks iseseisvaks, et see konfliktfaas on jällegi nagu meeletult oluline, nii juhile on oluline, kui meeskonnale on oluline, et igas protsessis, igas koostöös tegelikult tuleb mingi hetk konflikt. Kõikidega tuleb. Ma nüüd ei mõtle seda, et minnakse üksteisele füüsiliselt kallale, vaid tuleb mingi hetk selline konflikt ja see konflikt on oluline selleks, et teine inimene alluv õppija, mis iganes ka koolitusprotsessis tuleb alati konflikt, et tekiks iseseisvus, et ta hakkaks ise mõtlema. Ja selleks, et ta hakkaks ise mõtlema, on tal vaja mitte nõus olla juhiga.
et tekiks iseseisev mõtlemine. Nii et mina soovitan kõiki juhte, ükstapuha, kas te juhite ennast, protsessi, ka endaga on võimalik konflikti minna, et looge konfliktsed olukorrad, siis hakkavad inimesed mõtlema iseseisvalt ja ühel hetkel ongi nad täiesti iseseisvad. Et konflikt on tegelikult väga hea asi. Igas elus on konflikt oluline. Peres, ma ei tea, juhtimises, suhtlemises. Meil on siin tulevikukoolitajaid, kes meid jälgib, et ärge kartke konflikte, et see paneb inimesed mõtlema, see paneb inimesed iseseisvaks, tekitab nendes iseseisvust, et isegi teadlikult võiks seda konflikti sisse lükata. Et muidu ei saa minna järgmisele levelile. No võt. See konflikt on veits nagu see iseendal selle 1% stressi tekitamine ka. Teed väikse konflikti iseendas. Ai, ma ei viitsi, ei taha, ei oska, ei suuda, ei või, ei saa konflikt, aga siis lähed teed ära. Ja, ma isegi ütleks seda, et kui mingisuguses koostöös konflikti ei tule, siis minu meelest on see isegi ohunäitaja. Et kas siis ei ole koostöö piisavalt hea, ei ole piisavalt usalduslik, et julgetakse kõigest rääkida või see koostöö ei kasva, ehk siis ollakse üksteisest sõltuv. Et kui mingi koostöö, mingi koostegemine ei ole, konflikte ei ole, siis see peaks olema väike ohumärk. Ja, tegelikult nii-öelda meeste naiste suhetes ka. Muidu on ju igav, kui vahepeal väikest särtsu ei lenda. No see oleneb jälle, see oleneb. Ma arvan, et see konflikt väga nagu oleneb, et mina omast kogemusest võin rääkida seda, et kui mul oma kalli kaasaga mingi nagin tuleb, siis ma ütlen talle alati, et sa ei meeldi mulle praegu, üldse sa ei meeldi mulle praegu. Ma armastan sind ikka. Et siin, kui nagu suhetesse minna, siis on see oluline, et teine pool saaks aru, et ikkagi see armastus on nagu olemas, vaata. Et konflikt on normaalne, et nagistage ära ja siis armastage edasi, vaata. Et tihtipeale konfliktide sisse peidetakse ka ära see tunne, et me ei armasta enam üksteist. Et siis see läheb nagu suhtele ohtlikuks, see nagistamine, ma arvan. See konflikt võib minna ohtlikuks, et see lõhub nagu ära mingid suhted. Aga kui, no jah, et väike nagin on alati tere tulnud. Selle konflikti tekitamine ongi ju heas mõttes manipulatsioon. Ja, perspektiivi. No minu jaoks on see manipulatsioon ikka selline väga strateegiline planeeritud tegevus, millega ma panen inimesi tegema asju, mida nad tegelikult ei taha. Minu jaoks on need kaks erinevat asja, aga ma teen ka koolitustel alati sellist meetodit, sõnaraamatu meetodit, et kui võtta näiteks sõna manipulatsioon, eks ole, ja lasta 10 inimesel kirjutada, mis nende sisemaailmas tähendab manipulatsioon, siis see vastus on erinev. See on jälle see kodeerimine, eks ju. Et see sõnastus võib olla erinev. Ma mäletan, et ühel koolitusel ma lasin lahti närida sellise sõna nagu traditsioon ja 10 inimesest 9 oli see ikka mingisugune tegevus, mis mingil ajal kogu aeg kordub, eks ju, näiteks jõulud, eks ju, iga aasta mingi aeg on nagu traditsioon. Ja üks meesterahvas kirjutas, et tema jaoks on traditsioon rutiin. Eks ta mingis mõttes ongi ju. Ei ole vale vastus. Harjutusel ei ole kunagi valesid vastuseid. Aga tõesti, kui mingi asi kogu aeg kordub, siis mingil hetkel ongi see rutiin. Mis nüüd aastas korra? Ikkagi rutiin on igas. Aga vaat see on jälle see kodeerimine, et kellele mis koodi all mingi sõna on. Et inimestel on ka manipulatsioon arvatavasti nagu erinev. Minu jaoks on ta siis sellise koodiga, et ma panen strateegiliselt inimesi tegema midagi, mida nad tegelikult ei taha. Et see on minu definitsioon selle kohta, aga inimesed on erinevad ja teistel on teised koodid, et kodeerige ise oma sõnad lahti. Olge lihtsalt teadlikud sellest, et kui te midagi kodeerite, et see võib olla teistel teise koodiga, vaata. Et need koodid ei pruugi kattuda. Olge sellest lihtsalt teadlik. Et kontrollige, kas kood on õige, kas see avab kapi või ei ava.
No nii, päris palju väärtust. No ma olen nüüd suurem osa ise lobisenud siin. Ma pole lasknud sul midagi rääkida. No ega ma olengi õppimas siin praegu. Nojah, see juhtimisteema on võib-olla jah selline, kuna ma olen selles päris pikalt sees olnud, et siis ma lasin praegu vana rasva pealt, eks ju, et liugu. Aga ma loodan, et... Sul on ikkagi päris palju teadmiseid. Et saab alati õppida palju sult. Ma loodan, et paljudele meeldis see mõttemõlgutus sellisest juhtimisest ja juhi võib-olla olemusest ja tegelikult vahet ei ole, mida me juhime, eks ole, et ükstapuha, kes meid kuulab, et me midagi alati juhime, et kas me juhime ennast, me juhime oma pere mingeid protsesse, kas me juhime tööd või me päriselt juhime ka niimoodi klassikalises mõttes mingit meeskonda, mingit ettevõtet, eks ju, aga me alati midagi juhime, et emotsioone juhime, oma eesmärke, oma enesearengut, me alati midagi juhime, et siin tegelikult on hästi palju sarnaseid jooni, et see juhtimine ei ole tänapäeval enam see, et sa oled kuskil organisatsiooni tipus ja sul on meeskond, keda sa juhid, et see on juba siuke natukene laiem mõiste. Nii et. Aga ma arvan, et see Steni soov sai nüüd igal juhul täidetud, et kuidas olla juht ja juhtimine, et väga palju väärtust siin selles tunnis ajas on olnud ja vägev. Et kui Sten tahab, siis jälgigu, varsti tuleb inimtüüpide koolitus, et kui ta on nüüd seda tüüpi juht, et tal on päriselt inimesed, keda juhtida, ta tahab inimesi juhtida, siis võimalik, et see koolitus on talle veel omakorda päris suureks toeks, nii et piilugu vaadaku ja kui infot ei leia, et kirjutagu kas siis Maikole või mulle, et võimalik, et siit tuleb mingid häid pärle veel, mingid väärtusi veel, nii et võib julgelt ära kasutada seda võimalust ka, aga kui tal tekib veel küsimus, siis ta võib ju meile kirjutada, eks ole. Räägime veel juhtimised. Ma arvan, et hetkel on ta tööl. No kindlasti. Aga ta vaatab järelvaatamist, sest see oli tema teema. Ja kui ta ei kommenteeri midagi, eks ole. Ise annab teema, siis paneb Sten on tore poiss. Nii, kas kellelgi on veel mingisuguseid küsimusi, mõtteid, avastusi, kaemuseid, nägemusi, midagi öelda? Järgmise podcasti teemat äkki? Jaa, kõige parem. Millest te tahaksite kuulda? Et Marita ja Maiko räägiks sellest. Double M, M&M's. Kus on teema? Ma olen ise ka mõtlenud, et millest rääkida võiks, aga eks nad tavaliselt ikkagi loksuvad ise paika, need teemad. Et kui keegi otseselt täna ei taha küsida või mingit teemat ette käia, et siis küll see nädala jooksul üles tõuseb. Minul on teema, mida ma tahaksin väga rääkida. Mulle väga meeldiks sellest rääkida. Ma võiks rääkida sellest hästi palju. On üldse eneseareng. Et ma arvan, et see kasv ja eneseareng, et kuidas nagu planeerida või mõtestada lahti enda sees, et mis on siis sinu areng või sinu tee, eks ju, et mis see eneseareng üldse on, et kas on siuke aastaplaan, 5 aastaplaan või on see kestev protsess, aga kui keegi pakub mingi jube hea teema, siis ega ma ei pea oma nagu ideed välja käima, aga minu meelest enesearengust võiks mingi hetk võiksime rääkida küll. Jah, vabalt, et eks need kõik teemad ja need saated, mis me juba teinud oleme, on enesearenguga nagunii seotud. Aga eraldi kohe niimoodi lahti võtta, ma arvan, et see on väga hea mõte. Et võime selle panna üheks mõtteks või selleks õhku. Ja näiteks selline teema, et hirmud või blokid, näiteks enesearengu blokid. See on nagu üliäge teema minu meelest.
Sest me nagu räägime endale kogu aeg 1 miljon korda päevas, miks me mingisugused asjad teha ei saa. Näed, et Mairi siin kirjutas, et kuidas juhina oma meeskonnale enesearengut maha müüa. Lähed lihtsalt, mul on teile enesearengut müüa. Palun võtke. Tekitad siukse vastupandamatu pakkumise ja lihtsalt müüd maha. No siin on nagu põgusalt võib-olla isegi sellele peatuda, eks ole, et see on... Ka kodus ja nii edasi. Selle taga ongi tavaliselt hirmud. Ja. Et noh, see enesearengu idee mahamüümine, et see on keeruline teema. Noh, mida juht üldse teha saab, kui me nüüd juhtimise mõistes mõtleme, siis juht saabki teha seda, et ta õpib oma meeskonda nii hästi tundma, et ta suudab julgustada alateadlikult nagu oma meeskonna sisemisi soove, mis ei ole võib-olla nii nähtavad, eks ole. Aga selleks on vaja ikkagi seda meeskonda piisavalt hästi tunda ja kunagi ei saa enesearengu puhul, kunagi ei saa keegi teine sulle tegelikult öelda, mis on sinu tee. Et see tee peab tulema nagu ise, et siin võib kasutada erinevaid coach'i tehnikaid ja nii edasi tagasi, aga enne peab olema nagu selline megausaldus, et see inimene laseks oma nagu salakambritesse üldse sisse piiluma. Ja siis saab tegelikult juht hakata seal seda enesearengu seemet kuidagi nagu kasvatama. Aga see eneseareng on ikka nii iga inimese sisemaailm, väga personaalne teema, et seda nagu saab nagu motiveerida ja julgustada, aga enesearengut nagu maha müüa otseselt, kui inimene ei ole valmis, ise on nagu keeruline. Ja, ma olen ka sellega nõus. Ja. Peab ise astuma sellele rajale, et me oleme tegelikult nagu nii, otsime oma rada, aga me ise olemegi oma rada. Ja. Et pigem ongi see julgustus, et kui keegi inimene hakkab endale üldse esitama küsimusi, et enesearengu suunas, siis julgustada teda nagu kompama ja mõtisklema, et ta ise leiab selle tee. Et keegi teine ei saa seda teed ette sillutada, et vot nüüd hakka arenema, hakka tegelema. Kaudselt saab, et nagu Mairigi siin kirjutas, et olles ise vastupandumatu. Eeskujuks, jah. Lihtsalt hakkadki minema ja kes tuleb kaasa, kes ei tule. Lõpuks need inimesed, kes kaasa ei tulnud, avastavad, et wow, see tüüp on see kuhugi sinna jõudnud, nagu mina olen ikka veel siin, et mis asja. Ja siis ta hakkab vaatama, okei. Ja niimoodi see tegelikult hästi toimibki. Mine ise lihtsalt ees, hakka pihta ja õiged inimesed jõuavad sinu juurde. Jah, see eeskuju on kindlasti. On üks võimalike suuna, aga see vajab jälle aega, see vajab aega, et seda inimesel on vaja nagu jääda maha, et tal tekiks tunne, et ta on jäänud maha. Kui sa oled nagu üks päev ees, siis ta ei saa sellest aru, et see mõõdik peab olema suurem. Hirm on jääda millestki ilma, et muiduks hirm on väga liikuma panev jõud. Aga sellest me võiksime tõesti rääkida selle enesearengu blokkidest ja mingisugustest hirmudest. See on tegelikult päris põnev teema. Kirjutan igaks üles, et mul meelde jääks. Et see on põnev teema, jah. No ongi jah, eneseareng on hea teema, hirm, blokid on väga hea teema. Veel eraldi. Ja. Mis veel oli? Eneseareng, hirm, blokid. No Mairi küsis seda nagu meeskonna või juhtimise protsessis, kuidas siis oma meeskonda nagu enesearengule suunata. Aga sellest me nagu juba nagu rääkisime, et ega seda ongi nagu raske teha, aga just see hirm millestki ilma jääda, et see võib olla nagu ja eeskuju. Need on head teemad. Need on head teemad, jah. Mingisugune imelik krõbin tuli siia. Sa kuulad ka või? Nagu mingi topelt hääl oleks.
mina ei kuule. Mul siin on, keegi nagu räägiks vahele kuskil. No aga siis on õige aeg tänaseks ära lõpetada. Kui siin ikkagi juba antakse märku, et kuule, et ära rohkem räägi. Nüüd see stream record jah, vahepeal tund aega laseb hästi ja siis hakkavad mingisugused veidrad taustaraginad ja krõbinad ja helid ja asjad. Ja ma arvan, et tund aega on tegelikult hea ka. Tund aega oma päevast ära anda. Meile kinkida. Jah, päris vägev. Et võib-olla peakski, no tegelikult enamus ongi siuksed tund poolteist on okei sellist asja teha. Ka oma energia sellise jagamise mõttes. Et sellega äkki tõmbakski otsad kokku siis. Ja. Et pange neid, teate, mis asjad need on? Mida see märk tähendab? Oi. Vaadates sinu oma, sest see on kahtlane, aga vaadates... Oota, Püramiidi sees olev süda. Püramiidi sees olev süda, et visake südameid püramiidi sees. Visake südameid püramiidi sees. Tehke uus emoji või see smiley asi. Silma asemel süda, jah? Ja, tuus, on hea mõte. Ma joonistan selle ruttu üles, et see mul meelest ära läheb. Väga äge. Kuule, aga super luks, et ma arvan, et kes täna kõik juhtimisega on kokku puutunud või vaimustuvad juhtimisest, said siit põnevaid mõtteid, et aitäh selle nagu teema eest. Mulle väga meeldis see teema ja ma loodan, et kõik juhid, kes seda kuulevad, mõtlevad kaasa ja said siit endale mingi ägeda mingi mõttekoha, mida edasi arutada. Nii et mina omalt poolt väga tänan kõiki ägedaid inimesi ja järgmine teisipäev võtame uue rauad ja hakkame taguma, ega siin midagi ei ole. Jah, sepahaamrid kätte, kuvaldad alasid ja läheb tööle. Just. Jah, et suured tänud ka minu poolt. Suur aitäh sulle. Järjekord ilusa tunnikese eest. Aitäh sulle. Tänud kõikidele, kes te vaatasite ja kommenteerisite. See on nii ilus, kui inimesed sõna võtavad. Aitavad sellega kaasa, et suur aitäh teile. Ja siis järgmise teisipäevani. Minuga ilmselt siin Kasvamäe kooslehel kohtume juba varsti. Ma tegin maal mitu videot valmis, mida peaks vist hakkama nüüd jagama oma kukkumisest ja taas tõusmisest. Et jah, ilusat teisipäeva jätku teile. Ilusat kevadet! Ja veel ilusamat kevadet. Mingi vaadake neid märskellukesi ja pajuurvakesi nii palju väljas. Olksu, tšau! Ja kasvame koos!